Tere kõigile, käes on esmaspäev, Tallinnas on imeilus talveilm, kogu nädalavahetuse rookisin lund, käisin metsas jalutamas, aga nüüd on aeg lennata Brüsselisse. Mis eelmisest nädalast kõlama jäid? Borrelli visiit Moskvasse, olen seda teemat mitu korda kommenteerinud ja räägin ka sellel nädalal pikemalt. Lühidalt kokkuvõttes oli muidugi kahetsusväärne ja hale oli vaadata Euroopa Liidu kõrge esindaja alandamist välisminister Lavrovi poolt. Mõnes mõttes ei olnud see üllatav, kui minna Moskvasse ettevalmistuseta ja teadmata, mis sind seal ootab. Venemaa ja Lavrov on tuntud, et nad kasutavad ära iga võimaluse, kui vastaskandidaat või vastasesineja annab neile selleks võimaluse. Teise teemana on Euroopas vaktsiinid, vaktsiinide kättesaadavus, Euroopa Liidu komisjoni järjekordne ebaõnnestumine vaktsiinide hankimisel, ebaühtlane tempo, millega vaktsiinid Euroopa Liitu tulevad, segadus selle üle, keda millal vaktsineeritakse. Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, vastates ajakirjaniku küsimusele, et ta ei tea, millal teda vaktsineeritakse. Tõenäoliselt ta ei teagi seda. Ja võib ju arvata, et see vastus on väga kena. Ta on samasugune nagu meie. Ta ei tea, millal teda vaktsineeritakse. Tegelikult see ei ole nii. Tegelikult peab olema paigas plaan ja ta peab teadma, kas teda vaktsineeritakse aprillis, mais, juunis või millal iganes. Tegelikult samamoodi tahaksin ka mina teada, millal vaktsineeritakse mind, kes ma ei kuulu mitte ühtegi riskigruppi ja ka vanuse järgi ei peaks mind eelistama. Ka mina tahan teada, on see mai esimene nädal, on see juuni esimene nädal, on see juulikuu, ma ei taha järjekorras ette trügida, aga ma tahaksin selgust. Ja ma arvan, et Eesti valitsus ja Eesti riigil on selleks olemas kõik hoovad, et informeerida kodanikke ka digitaalselt vaktsineerimisest. Nii nagu ma saan digitaalselt vaadata oma testitulemusi, nii nagu saan digitaalselt tellida endale uuringuid või panna ennast arsti juurde järjekorda. Ei ole ju keeruline teha liides, millega igaüks saab vaadata, millal jõuab vaktsineerimisjärjekord temani. Uskuge mind, te säästate väga paljude perearstide ja pereõdede aega ja tööd, kes ilmselt peavad lõputult vastama nendele küsimustele. Ja kolmanda teemana tuli ka ebameeldiv üllatus Suurbritanniast, mis on seotud Brexitiga. Esimesed Brexiti mõjud ehk viisa hakkab eestlastele maksma rohkem kui enamusele teistest Euroopa Liidu kodanikest. 55 naela on see vahe, mille Suurbritannia teeb mõnedele Euroopa Liidu kodanikele. Siin on jälle suur tööpõld välisministril. Ma soovin talle edu brittidega läbirääkimisel, sest seda ei tohiks lubada, et Eesti kodanikke diskrimineeritakse, eriti võrreldes teiste Euroopa Liidu kodanikega. Nii et eks see näitab ka meie välisministeeriumi ja uue välisministri edukust, kas ja mismoodi suudab ta brittidega läbi rääkida. Nüüd aga soovin kõigile, olge terved, kandke maske ja kohtume nädala pärast.